mõned tüdrukud käivad siis mingi tšiki-priki linnas oma käekotikesega ja siis on mingi huulepulgad ja värgid. Don't you wish your girlfriend was hot? Ja et ma kaela paigast ei tõmmanud. Peaaegu oleks unustanud teha YouTube'i video ära. Täiesti lõpp hea, et meelde tuli. Ma võtsin oma vana TV-laua siit ära ja meile tuleb suurde tuppa uus TV-laud ja siis lastetuppa tulevad 2 uust kirjutuslauda ja siis toolid. Ja ma teen praegu Instagrami nagu seda Reelsi koostööd, see on koostöö mööbel 1-ga. Ma olen ammu tahtnud nendega koostööd teha ja siis nad ise võtsid ühendust ja siis me saame lõpuks suurde tuppa uue telekalaua. Ma näitan, milline vana telekalaud oli. Ma tahtsin, et oleks nagu mahukam, haldaks seda seina natukene rohkem ja oleks nagu siuke natuke stiilsem, sest mulle väga see pruun värv nagu ei meeldi, see nagu siuke old school. Ja see on meil mingi reaalselt mingi 7 aastat juba olnud ja siis lastetuppa muidugi kirjutuslaudasid vaja. Roven läheb sügisel kooli, ma arvan, et õige aeg alustada selle laua valmispanekuga, et siis saab teistele asjadele süveneda. Kas tundub, et ma saan sellega hakkama või? Kus mu asjad on? Kas keegi teab, kus mu asjad on? Let's do this! Ja, et ma kaela paigast ei tõmmanud. See on meil siis diivan ja seal oli siis meil see telekalaud. Ja praegu see telekalaud on juba seal kõrvale tõmmatud, seega paneme nüüd need kokku. Alustame sellega siis ja ma ütlen, et päris keeruline oli algul, mul läks ikkagi pool päeva aega, mingi 5 tundi, et midagi seal kokku saada, aga lõpuks Kaspar tuli ka appi, siis läks nagu kiiremini see lõpp, aga enamus panin ikkagi mina kokku. Ja Kamillaga aitas muidugi, meil on siin väike ehitustööde spetsialist ja Roven oli siis meil trennis sel ajal. Minu arust ju palju parem. On ju? Vaata, ma tulen eest ära. On ju palju parem. Võtab nagu rohkem ruumi, see näeb palju modernsem välja. Isegi kuskile suurde majasse oleks päris lahe. Ja ma kartsin seda, et me oleme harjunud selle suurema, kõrgema alusega, et see jääb natuke madalaks, aga tegelikult on ülihea, sest kui sa diivanile istud, siis see jääb just nagu su silmapiirile. Ma olen ülirahul, ülinunnu. Ma pean need kaunistama ära. Sinna üles sobiksid mega hästi mingised rohelised rippuvad taimed. Ma üritan neid kuskilt saada. Järgmine päev käisin siis Pepkos ja võtsin veitsa sisustuskraami, aga siin täidan neid lünkasid. Panin vana IKEA valguse sinna ka. Mega lahe. Annab jumala palju juurde, on ju? Ja siis väikene Pepko lillekene, 2 tükki mõlemale poole. Väike Pepko lamp, jumal on nuntsu. Vaata, on ju, eks? Me läheme nüüd lastetoa kallale, reaalselt kallale, sest me lammutame kõik selle värgendsi maha, mis seal on. Siin on see laud, mis ma ise ehitasin kunagi, see on ülilahe. Siin taga on need plaadid nagu, IKEA plaadid ja need ma kavatsen alles jätta, panna seina peale. See laud läheb ära, see osa läheb ära, sellest pole jumala kõrini ja tegelikult see oli minul seal magamistoas, aga eile tõime selle siia, et ma vaatan, kuidas see sobib. Et selle ma panen ka kuskile nurka, need pildid lähevad ära ja uued pildid tulevad värki-särki. Et jah, natuke on vaja ümber muudatusi teha. Bye! Siin on need üliägedad toolid, mis ma tahtsin, et nahast oleks ja siin sätime veits seda tuba ja mõnusad lauad on kirjutussahtlil, et päris palju kraami mahub sinna ikkagi ära ja hea on asju hoiustada, aga ma ei tea, näitan siin sahtleid jälle, aga selline ta välja näeb ja Mimile meeldib kaskeldada. Ma arvasin, et tal on see laud nätsa suur, aga pole hullu. Ja siin on meie väikene magamistuba, ei, see on elutuba. Vaadake, nunnu meil siin on. Tšau!